Tere, olemise rõõm. Pole siin väga pikalt. Kaua teie ees olnud. Ja täna hommikul keris. Ja teadmine, et mul on tarvis olla teie ees ja teiega koos rohkem. Ma loodan, et keegi ikka siia laivi tuleb vaatama, sest ma olen päris pikalt tulnud eemal ja võib-olla tšauave, et ei ole väga ennast näidanud maailmale. Ja tahtsin tulla teie juurde siia täna, et siis natuke jagada sellest kohast, et mis mõtteid mul on viimasel ajal peas, millele ma olen jõudnud ja kus ja mis parasjagu toimub. Näed, see Elle vaatab ka. Tere, Elle. Olemise rõõm. Kas sul on rõõm olemisest? Kas sul on? Kas sa omad rõõmu? Kas sa oled rõõmus? Kas sa oled õnnelik ja rõõmus? Küsi endalt. Kas sa oled otsustanud olla õnnelik ja rõõmus? Kes sa oled? Et mis puudutab minu elu nüüd viimasel ajal, kus ma siin pole teie ees väga palju olnud, on olnud ikka sissepoole vaatamisi. Mul on olnud vahepeal üks äge laager, topulaager. Siis olen siin oma koduhoovis korraldama hakanud selliseid helgeid suveõhtuid, kus siis naised tulevad kokku ja valgetes ja igasugustes värvilistes kleitides ja kontsert ja ma teen ise õhtusöögi ja järgmisel korral nüüd tõenäoliselt 27. mis tuleb, saab olema vähe teistsugune, kus ma ise ka laulan tõenäoliselt. Et vahepeal, mis ma olen teinud, olen avanud iseendas selliseid külgi, mida ma pole väga näidanud maailmale. Olen taibanud asju, mis olen ise väga keeruliseks teinud, aga mis tegelikult on väga lihtsad. Ja üks asi, ma mäletan 2018. aastal, ma tegin ühe sellise Facebooki grupi nagu Olemise vägi. Ja täna hommikul tuli mul nii tohutu tahtmine sedasama Facebooki gruppi Olemise rõõm muuta taaskord Olemise vägi nimega, aga ma ei tea, kuidas seda gruppi nüüd muuta. Ehk nüüd on kõnetama hakanud kogu see vägi, mida me kanname, üli nagu detailselt. Et ma ju olen alati rääkinud teile ka ja ma tean iseenda elus seda, et ma olen Jumal, nagu sinagi, eks ju. Ja eile mul oli üks väike selline vestlus ühe tuttavaga ja ta peegeldas mulle hästi selgelt ühte asja, mis pani mind üsnagi mõtlema. Et kui ma olen looja, kui ma olen teadvus, kui ma olen kõik see, kes on, kui sina oled looja, kui sa oled Jumal nii-öelda, eks, või universum või kuidas iganes sa seda enda jaoks defineerid, eks, siis Jumal teab, kes ta on. Ta võib olla kõik. Ta on lihtsalt kõik. Ja see lause, mis ta eile mulle ütles, siis see kuidagi maandus minus täiesti teises kohas täna. Mis pani mõtlema nendele asjadele, et kus ma tolereerin või kus ma nagu oma elus nõustun millegi vähemaga kui see, kes ma olen. Kus kohas sina oma elus nõustud, elades naisena või mehena või selle inimesena inimreaalsuses, ja selle jumalana, kes sa oled, eks ju. Kus sa oled nõustunud sellega, et sa ei ole kõikvõimas. Ja miks?
või mis vabandusi me siin toome iseendale? Ma räägin seda sellepärast, et siin maailmas on, kui mina unustan ära selle või lihtsalt kuidagi hakkan lekitama iseenda väge ja annan selle ära, mis tähendab seda, et ma hakkan olema keegi, kes ma justkui tahan olla, nagu mul see tuttav ütles eile, et kas sa oled see või sa tahad see olla, on ju. Ma mõtlesin selle asja peale, et kui palju meil siis spirituaalses maailmas kogu aeg püütakse olla keegi, kes on just nagu õige olla, on ju, või kes sa justkui peaksid olema. Selle asemel, et see vägi valida ja otsustada on minu sees. Et minu maailm siin on olnud üsnagi rahulik, võiks öelda, oma kuningriigis siin Kivisillal siin Harjumaal ja käinud päris palju ringi. Olen käinud Topus, olen siis, kus meil on see puhkemaja. Meil oli vägev laager, mille pealkiri oli Elus. Ja minu sees on hästi sügavad asjad, et tihtilugu ma vaatan, et ma nagu isegi ei julge nendest asjadest rääkida, mitte sellepärast, et mul väge pole, vaid nagu sellepärast, et pole lihtsalt aeg. Tere kõigile, kes vaatavad. Ja see küsimus, et kes ma olen, on ju. Et kas me oleme võtnud vastu iseendas selle teadmise ja kas sa nagu teadvustad seda, et sa oled kõik, sa oled Jumal. Sa võid ennast hävitada, sa võid ennast luua, sa võid otsusega kõik asjad pekki keerata, tagurpidi keerata, mis siin peas käib, sa võid selle otsusega ennast maatasa teha või sa võid selle otsusega pidevalt kalkuleerida, analüüsida. Sa võid otsustada olla keegi, kes, mis iganes, vaata. Küsimus on see, kes sa oled. Sest et kui ma ikkagi päriselt pole endas vastu võtnud selle koha, et ma olen vägi, just kui ma mõtlen, et selle eilse ütlemise põhjal ka ma hakkasin vaatama, et kus kohas ma just püüan olla tugev, selle asemel, et ma olen tugev. Kus kohas ma nagu püüan olla siiras, selle asemel, et ma olen siiras. Kus kohas ma püüan olla, ma ei tea, õnnelik naine, selle asemel, et ma olen õnnelik naine. Eks ju? See otsus, vaata. Ma olen kõik, ma juba olen kõik. Ja samal ajal, et mis takistab meil otsustada siis olla kõik see, mis sina soovid oma elus olla. Et ma olen aastaid õppinud teadvuse tööriistu, eks ju, teadvuse avardamise tööriistu. Teadvuse avardamise tööriistad on kavandatud selleks, et me tuleksime rohkem teadvele sellest, mis on ja sellest, kes sa oled või sellest, kes mina olen. Ja teadvuse avardamise tööriistad aitavad sul mäletada seda, kes sa oled, et sul on kogu vägi. Et ma praegust justkui meenutan tänu sellele eilsele vestlusele selle tuttavaga ja mäletan, et tegelikult see on kõige lihtsam asi maailmas. Eks ju? Et ma olen vägi. Ma olen võimekus. Ja ma vaatan ka seda, et need kohad, kus kohas me ennast teeme võimetuks, tulevad alateadvusest, on ju. Ja sealt alateadvusest tuleb ju tihtilugu esile mingisuguseid hirme, mingisuguseid asju ja selle asemel, et neid tolereerida ja nendega võidelda, meil on lihtsalt vaja öelda nagu stopp, nagu aitab, vaata. Ma ei vali seda. Ma lihtsalt ei vali seda. Ja mina ütlen küll päris ausalt, et mul on olnud mingeid asju, kus ma olen justkui nagu, mingeid hetki, kus ma olen justkui nagu lubanud endal tolereerida iseenda sees olevaid mingisuguseid asju, mis ei ole vägi, kus ma annan oma väe sellele mingisugusele asjale, mingisugusele analüüsile või mingisugusele nagu, ma ei tea, hirmule või mingisugusele asjale. Et ma täiesti tunnistan seda. Ja selle põhjal siis ma ju loon. Eks? Mulle meeldib väga kuulata Eeva Lepikut ja
ja suhelda nende inimestega, kes on väga palju Eeva Lepiku kursustel ja programmides käinud, sest et ma tunnen kõike seda, et see on tõde, sest ma olen see ise. Ja näiteks kui teie kuulate mind, siis teie olete ka mina, on ju. Et kõik on siin kõik on üks Jumal, üks kõik teadvus, üks puhas teadvus. Ja sellest olemisest nüüd, eks ju, olemine on üks teadvuse avardamise või teadlikkuse avardamise tööriist. Üks on siis olemine, üks on teadmine, üks on vastuvõtmine ja üks on tajumine. Et arendades neid aspekte iseendas, saad sa lahti muukida need kohad veel kergemini, kus sa nii-öelda elad veel nii-öelda pime sagedusel, on ju. Selles kohas, kus mingisugused alateadlikud asjad siin mõjutavad. Et mis iganes seal meie alateadvuses veel eksisteerib, siis nagu ma täna hommikul just tulin sellesse kohta, et bring it on, nagu tule välja kõik, nagu näita mulle, mida ma seal veel peidan, mis mind juhib muidu, mida ma ei märka. Mis see on nagu, tule nähtavale, sest et ma ei karda sind, nagu kes iganes ma siis olen. Kes sina oled? Et see olemine, et kes sa valid olla, kes sa julged olla. Et kui me jõuame, tulen uuesti tagasi selle juurde, sa oled puhas teadvus. Ja su keha, eks ju, minu keha, sinul on sinu keha, on sinu teadvuse manifestatsioon füüsilises maailmas, eks. Kõik see, mis su ümber on, mida sa saad näha, kuulda, maitsta, katsuda, kogeda, on sinu teadvuse füüsiline manifestatsioon. See 3D, see on nagu välja prinditud siis see, mida sa koged, see, mis iganes su, mis iganes see siis on, su keha, see, mis su ümber on, su kodu. Ja kui me oleme nüüd Jumalad, siis Jumal ei kahtle mitte kunagi iseendas. Küsimus on ainult selles, kas sa julged ja kas sa valid ja kas sa teadvustad seda. Kas mina teadvustan? Ma esitasin hästi selgelt omale selle küsimuse siin pikka aega. Et kas sa teadvustad seda, et sul on vaba tahe valida kõik ja sa võid olla kõik. Kes sa valid olla? Kes sa valid olla? Milline vägi sa oled? Küsi endalt, kes ma olen täna. Ja otsusta, kes sa oled. Kes sa oled täna, ilma et sa hakkaksid mingisuguseid lugusid siia ümber jutustama, kes sa oled. Täna ma olen vägi. Täna ma olen armastus. Täna ma olen naine, kes teab, kes sa oled. Ma olen siirus. Kes sa oled täna. Ja pange tähele ka see, et siin ongi nüüd üks asi, mis ma toon uuesti siia, sest et minul oli see hästi tihedalt, hästi selgelt oli see nähtavale. Et nagu Jane Pitter ka ütles, et ära aja segi seda, kes sa tahad olla versus see, kes sa oled või kes sa oled otsustanud olla. Sest otsus tuleb väga sügavalt sinu seest, nagu päris sinu seest. Eks ju? Kes sa oled? Milline vägi sa oled? Sest see on tohutu vägi, otsuse vägi on tohutu vägi läbi kogu sinu keha, läbi kogu minu keha. Ja sa saad küsida iseendalt ka veel seda, et millist jõuetust ma teenin, millist väetist ma teenin, väeti olemist, juhul kui sa oled oma väge ära andnud kellelegi või kuhugi. Kes ma olen? Mida sa lood siin maailmas selle loojana? Sest sa lood seda, kes sa oled.
ja ilmselgelt meil on kõikidel väga suur osa sellest, mis istub alateadvuses. Ja kui me otsustame, no näiteks isegi see, mind nii tohutult inspireeris see, mis Jane rääkis, et kui mind, sest ma tean seda kõike, eks ju, ma olen teile seda väga palju rääkinud ka ja ma olen seda kehastanud ja samal ajal ma olen endiselt samasugune inimene nagu kõik teie, ma ei ole mingi musternäidis, vaata. Musternäidis võib-olla sellega, et ma pidevalt vaatan enda sisse ja pidevalt avastan mingeid külgi iseendas, mida ma avan ja mida ma puhastan, mille võib-olla lõksus ma olen olnud enese teadmata. Ja iseenda jaoks teen seda. Eks ju, ja me saame olla üheteisele peeglid, et me saaksime iseenda sees need asju kõike puhastada, mis takistavad meil siis, või mis on takistanud meid olemast teadlikult see looja, see vägi, see armastus, see tõde, kes me tegelikult oleme. Eks? Mulle meeldib see teadmine, mis ma olen nagu ju 15 aastat põhimõtteliselt ju teiega ka jaganud, et ma olen vägi. Ma olen vägi. Loomise vägi. Ma olen looja ja looja on vägi. Kõik see, mis paneb kõik selle liikuma, kõik see, mis tekitab, ilmutab, loob kogu aeg ja see on energia. Ma olen vägi. Ma olen kontroll. Mina otsustan. Mina otsustan, mis saab, mis aktualiseerub siin. Mina teen selle otsuse enda sees, nüüd on nii, punkt. Ja ma võin lihtsalt ka öelda seda, et alles hiljuti oli siin üks selline olukord, kus ma tegin ühe otsuse iseenda sees. Jagan teiega seda otsust, see oli hästi-hästi võimas sealt kohast, et kui ma ütlesin iseendale, et punkt, tänasest päevast minu sisemine mees ei sõida minu sisemisest naisest enam üle. Et see tuli sellisest kohast, et ma pidevalt märkasin, et ma lähen tegema mingeid asju ja töötan ja teen ja loon ja mu kehal ei ole hea. Ehk siis ma sõitsin põhimõtteliselt üle iseenda soovist lihtsalt olla hoitud, lihtsalt olla päikese käes, lihtsalt olla õrn. Ma ise tegin seda iseendale. Ja ma otsustasin, et tänasest päevast minu sisemine mees, ehk siis minu tahtejõud, minu pidev, siuke nagu soov midagi teada saada, siuke nagu minek ja siuke tegija. Et see tegija pool minus ei sõida üle minu sisemisest naisest. Punkt. Nii on. Ja põhimõtteliselt kohe hakkas reaalsuses 3Ds, ehk siis füüsilises maailmas ma hakkasin kogema seda kogemust, et ma olen hoitud, ma olen kantud, mind on toetatud, mind on armastatud. Teine otsus, mis ma tegin iseendaga, oli see, et mina ei lahku iseenda tõest. Ma jään alati siia. See on mu tõde. Kõik võivad ära minna, kui te soovite, aga mina jään iseendaga. Ehk siis see sõnum, mis ma teile täna tahan lihtsalt öelda, ongi selle jõu, selle väe teadvustamine, selle teadvuse tunnistamine, kes sa oled kõikidel tasanditel. Ja ma ei räägi siin nii palju sellisest, ma ei tea, kõrgemast minast või südamest või su kehast nii palju. Need on kõik lihtsalt ühed aspektid, mille kaudu on ka spirituaalses maailmas võimalik nii-öelda olla see, kes sa oled. Olla see vägi, olla see looja. Ja avada seda olemist, mis on kohalolus iseendas. Aga kui sa päriselt nagu jõuad sellesse kohta, ja ütled endale, et ma olen vägi, mitte see, et sa tahad olla vägi, vaid sa oled juba see, sa oled alati olnud, sa oled praegu, sa oled tulevikus, sest kõik, mis on su elus, sa oled ise loonud. Kõik, mis on su elus, oled sa ise loonud. Ja kui sa oled selle kõik ise loonud, siis küsimus on see, mida sa nüüd luua saad? Selle loojana, kes sa päriselt oled. Mis sind kõnetab? Mind kõnetab praegu väga-väga siirus.
siirus, see kõige ehedam siirus, tuleb selline sõna, ma olen siiras, ma olen ehe, ma olen päris. Siiras. Ja siirus nõuab ausust endaga. Ja kogu väge, kes sa tegelikkuses oled. Ja see ei tähenda seda, et sa oled kogu aeg teadlik kõigest sellest, mis maailmas toimub või mis sinu maailmas toimub. Väga palju on meil igasuguseid siin kas või kehaski juba fascias ja kõikjal selliseid alateadlikke mõjutusi, mis annavad siis sagedusi välja, mis loovad sulle seda reaalsust, mis sul on. Ma praegu lihtsalt nüüd vaatan iseenda maailmas kõike seda, et kõik, mis ei ole nüüd vastav sellele, mis ma täna või kes ma täna otsustan olla. Kes ma otsustan täna olla? Täna ma olen vägi. Puhas, siiras, ehe vägi. Väekas naine. See on see, mis mina täna otsustan olla. Ma tunnen, et see on hästi selge minus. Ja ma kutsun sind ka rohkem sellesse teadvusesse, teadvustama, et sul on valik. Ja valik on kõige lihtsam. Kui sul on nii palju julgust, et sa ei kuula oma egomeele lugusid. Kui sa julged ja otsustad, kes sa täna oled, siis otse kohe hakkab kogu sinu väli ehk energiaväli 3D sulle näitama seda, kas sa oled teinud päriselt selle otsuse. See puudutab raha, see puudutab su keha, see puudutab su suhteid, see puudutab kõike, mis su elus on. Ma olen vägi. Esmaspäeval 13. juulil kell 7 ma teen ühe sellise meditatiivse vestlusõhtu Zoomis, saab ka järgi vaadata YouTube'is, pealkirjaga siirus. Ja just täpselt sellest samast kohast see siirus, see ehedus, see päris, see vägi, see on nii õrn tugevus. See on nii suur suurus selle Jumalaga, sest mina isiklikult armastan siirust. Ma olen siiras. Ja ma tean, et inimesed armastavad siirust ja puhtust. Keegi ei kannata võltsi väkut. Kuidas siis olla siiras? Ja mis asi üldse siirus on? Et sellest me vestleme. Ja kuidas nagu otsustada seda siirust kehastada. Spirituaalsed praktikad õpetavad meile väga palju, mida kõike tuleb teha, mida tuleb kõike valida, mida tuleb kõike, ma ei tea, kuidas kõike olla, aga tegelikkuses on lihtsalt üks otsus. Kui sa oled siiras inimene, kes sa siis oled, kuidas sa elad oma elu? Kes su ümber on? Mida sa tunned, kui sa oled siiras? Kui sa oled ehe. Nii et ma kutsun teid sellele siiruse õhtule esmaspäeval, see maksab 5 eurot ainult. Et kui te ei saa osaleda otse, saate siis salvestuse. Ja ma jumaldan puhtust, ma jumaldan selgust, ma jumaldan ausust ja siirust. Ja see on miski, mida mina olen valinud iseenda sees naisena kehastada täna. Sest puhtusena ja puhtana, siirusena saab ka minu pimedus, mis on kuskil veel peidus, tulla ilma hirmuta nähtavale. Ja mida ma saan siis muuta? Otsusega aitab, nüüd ma valin midagi muud. Et kõik, kes te nüüd siin
ma vaatan, kas te olete midagi ka kommenteerinud, sest ma ei ole näinud mitte ühtegi teie kommentaari siiani veel. noh, pole tükk aega olnud laivis, sellepärast vist ei olegi näha mingisuguseid kommentaare. aga tulge osalema, see oleks mulle väga-väga suur rõõm, et me saaksime rohkem seda energiat siis luua maailma, seda päris ehedust, seda päris siirust ja seda väge, mida siirus kannab, kui ma luban endal olla siiras. tule nähtavale ilus. näita enda päris olemust. näita seda siirust. näita ennast maailmale. aga praegu ma lõpetan ja ma usun, et ma nüüd hakkan tihemini olema siin teie ees, et siis inspireerida üksteist ja iseendid siis enamale ja näha oma väge, kes me tegelikult oleme. Tšau!